Nemad on inimesed, kellel on maailma suurimad ja pikimad kehaosad. Jah, nad on päriselt olemas, hingavad ja elavad. Kätest, mis on sama pikad kui käsivarred, kuni juusteni, mis on pikemad kui buss. Siin on 20 inimest, kellel on kogu Aafrikas kõige erakordsemad kehad. Aga enne seda, palun pange sellele videole like ja vajutage tellinuppu. See on meie sisuloojate jaoks väga suur asi. Aitäh ja alustame. Number 20, Sulamana Abdul Samed, Ghana hiiglane, kes kasvab endiselt edasi. See on Sulamana Abdul Samedi ehk hüüdnimega Oelu. Kambaga linnas Põhja-Ghanas on võimatu teda mitte märgata. Ta ei ole lihtsalt pikk, ta on sõna otseses mõttes hiiglane. Viimasel mõõtmisel oli ta 9 jalga ja 6 tolli pikk. Ja mis veelgi üllatavam, ta võib siiani veel kasvada. Arstide sõnul on tal nimetatud ajuripatsi gigantism, haruldane seisund, kus aju toodab liiga palju kasvuhormooni. See tähendab, et asi pole ainult pikkuses. See on ka võitlus ellujäämise nimel. Tema selg on kõver, jalad on paistes ja ta talub iga päev valu. Nende väikeses linnas pole peaaegu üldse rajatisi, mis suudaksid sellist seisundit ravida. Kui tervishoiutöötajad teda esimest korda mõõta proovisid, ei jätkunud neil isegi õiget mõõdulinti. See on tõsi. Nad hindasid seda lihtsalt umbkaudu. Kui haiglas tegelik mõõt välja tuli, jäid isegi töötajad tummaks. Aga hoolimata kõigist raskustest ja inimeste pilkudest jäi au rahulikuks. Ta ei ela lihtsalt niisama. Ta võttis oma erinevuse omaks ja tegi sellest osa oma loost. Number 19. Joyce Ado on naine, kes oli peaaegu õnnetusse sattunud oma suure rinna tõttu. Kui teised lihtsalt räägivad, siis Joyce Ado, keda tuntakse internetis paremini nime all Boosty GH, on sõna otseses mõttes liialduse sümbol. Ta on üks tuntumaid isikuid Ghanas, mitte ainult oma karisma tõttu, vaid ka oma erakordse anatoomia pärast. Tema rindade suuruse tõttu näeb ta vaevu midagi, kui ta rinnahoidjat kannab. Ühes intervjuus SVTV Afrika DJ Nyamiga rääkis ta unustamatust juhtumist. Ta komistas trepil, sest ei näinud jalg ette oma rindade suuruse tõttu. Jah, see on tõsi. Ta viidi isegi haiglasse. Ta taastus nädal aega. Tema sõnul näeb ta isegi paremini, kui tal pole rinnahoidjat seljas. See on naljakas, aga tegelikult ka ohtlik. Kuid selle asemel, et häbeneda, on Joyce oma keha üle uhke. Maailmas, kus naisi sageli alavääristatakse, seisab tema julgelt püsti. Ta ei peida end. Ja paljude jaoks on see tõeline jõud. Number 18. Gabriel Miani. Endine maailma kõige pikem inimene. Enne kui hiiglased said kuulsaks TikTokis või YouTube'is, oli Mosambiigist pärit Gabriel Miani juba sõna otseses mõttes kõigist üle. Oma 8 jala ja peaaegu 1 tolli pikkusega polnud ta mitte ainult Aafrika kõige pikem inimene. Ta oli ka endine Guinessi maailmarekordi omanik kui maailma kõrgeim elus inimene. Sündis aastal 1944. Gabriel kasvas kiiresti tänu seisundile, mida nimetatakse akromegaaliaks. See on seisund, kus kehas toodetakse liigset kasvuhormooni. Juba teismeeas oli selgelt näha, et see ei ole tavaline kasvamine. Aga Gabrieli lugu ei olnud sugugi ainult kiitus. Tänu oma suurusele on tal raske liikuda, tal on tugevad kehalised valud ja maapiirkonnas, kus ta üles kasvas, jäi meditsiiniline abi väga puudulikuks. Sellest hoolimata reisis ta esinejana erinevatesse riikidesse, töötas tsirkuses, sai tuntuks ja kogu maailm tundis teda. Aastal 1988 autasustas teda Guinessi maailmarekordid. Kuid vaid 2 aastat hiljem põhjustas kodune libastumine tema surma. Ta oli siis 46 aastat vana. Elu, mis oli tohutu, kuid väga lühike. Number 17. John Veru. Mees, kes ei lõiganud oma küüsi üle 20 aasta. Teised näitavad pühendumust läbi treeningu või ohverduse. Aga John Veru Keeniast. Ta on oma küüsi kasvatanud juba üle 25 aasta, mis on nüüd pikemad kui 1 joonlaud. Üle 1 jala pikk igaüks. Jah, see on tõsi ja see pole lihtsalt iluasi. Tema sõnul on see distsipliini ja põhimõttekindluse sümbol. Ta ei kasuta mingeid erilisi tooteid. Loomulik hooldus ja palju ettevaatlikkust. Aga selle hinnaks on raskused igapäevastes tegemistes. Kujuta ette, kui keeruline on nööpida särki, kasutada mobiiltelefoni või kätelda. Kõik on väljakutse. Mõned inimesed vaatavad teda viltu. Mõned ütlevad, et see on imelik.
aga Johni jaoks on tema küüned osa tema isiksusest. Teda on juba kajastatud mitmes kohalikus telesaates ja uudistekanalis. Ja nüüd on temast saanud tagasihoidlik kuulsus. Mitte ainult oma pikkade küünte tõttu, vaid ka oma tugeva põhimõttekindluse pärast. Kui sa midagi alustad, vii see lõpuni välja. Number 16. Brahim Takiola, mees, kellel on maailma suurimad jalad. Enamiku jaoks on juba kingade ostmine raske. Aga Brahim Takiola jaoks Marokost on see peaaegu võimatu. Tema on Guinessi maailmarekordi omanik maailma suurimate jalgadega. Üks tema jalgadest on juba 13 tolli pikkune, peaaegu nagu terve paberileht. Euroopa suurus 58, isegi kõige suuremas kingapoes ei leia ta endale sobivaid jalanõusid. Nii et lahendus on lasta teha eritellimusel ortopeedide juures. Kuid Brahimil pole ainult jalad erilised. Oma 8 jala ja 1 tolli pikkusega on ta ka üks praegu pikimaid elavaid inimesi. Nagu teistelgi selle nimekirja inimestel, on tal seisud nimega akromegaalia, mis on põhjustatud liigsest kasvuhormoonist kehas. Sündinud aastal 1982 ei märgatud kohe tema keha muutumist, kuid teismeas hakkas ta kasv ületama tavapärast. 18-aastaselt oli ta juba pikem kui õpetajad ja arstid, kes teda mõõtsid. Ta lasi end juba opereerida, et peatada ebanormaalne kasvamine, aga tema keha suurust, eriti jalgu, ei saanud enam tagasi muuta. See on nüüd jäädavalt osa tema isiksusest. Number 15. Manute Bol on NBA mängija, kellel on suurem süda kui keha. Kui Manute Bol esimest korda NBA väljakule astus, pöördusid kõik tema poole. Ta polnud lihtsalt pikk. Ta oli 7 jalga ja 7 tolli pikk ning tema tiivaalatus oli 8 jalga ja 6 tolli. Tundus, et ta ei pea isegi hüppama, et viset blokeerida, kuid Manute kõige suurem osa polnud tema keha, vaid tema süda. Sündinud 1962 aastal Sudaanis kuulus Manute Dinka hõimu, mis on tuntud oma pikkade inimeste poolest. Ta oli oma ajast üks parimaid kaitsemängijaid NBA-s, aga pärast korvpalli saavutas ta veelgi suurema imetluse. Kui Sudaani neelas kodusõda, kasutas ta oma tulu ja kuulsust, et aidata. Ta kulutas miljoneid dollareid kannatanute aitamiseks. Ta ehitas kooli, haigla ja aitas pagulasi. Selle tõttu läks ta pankrotti. Tema tervis halvenes samuti. Järjestikused tüsistused kehas. Aga isegi kui ta oli haige, ei lõpetanud ta abistamist. Manute suri aastal 2010, kuid tema lugu elab edasi. Mitte ainult mängijana, vaid ka tõelise kangelasena oma rahva jaoks. Number 14. Umbala no woman, Aafrika rapunseelid ehk pikajuukselised naised. Nad ei vaja laste muinasjutte. Nad ise ongi muinasjutt. Umbala no women Namibiast olid varem tuntud kui Aafrika kõige pikemate loomulike juustega naised. Nende juuksekarvad ulatusid sõna otseses mõttes põrandani. Aga need ei kasvanud lihtsalt iseenesest. Selle nimel nähti aastaid vaeva. Juba lapsest peale alustatakse püha juuksehooldusprotsessiga. Kasutatakse segu looduslikest õlidest, ravimtaimedest, puukoorest ja pulbristatud mullast või ookrist. Seda punutakse aeglaselt, lühendatakse, pikendatakse ja tugevdatakse looduslike tehnikatega. Kui nad on juba neiud, ei ole nende juuksed enam lihtsalt kaunistus. See on kultuuri, naiselikkuse ja väärikuse kroon. Juukseid kasutatakse ka erilistel puhkudel, nagu pulmad, sünd ja täiskasvanuks saamise rituaalid. Kuid kolonialismi ja kaasaegse eluviisi mõjul kadus see traditsioon järk-järgult. Nüüd on alles vaid väike osa, mõned fotod, lood ja vanemad inimesed, kes veel mäletavad, kuidas Umbalano naiste juuksed olid kunagi kogu Aafrikas ilu ja identiteedi sümboliks. Number 13. Abiodun Adegoke, Aafrika kõrgeim korvpallilootus. Isegi NBA mängijad tunduvad väikesed, kui nad seisavad Abiodun Adegoke kõrval, keda tuntakse hüüdnimega Big Naija ja kelle pikkus ulatub 7 jala 9 tolli kuni 7 jala 11 tollini. See sõltub sellest, millistelt skautidelt küsida. Kujuta ette, ta pole mitte ainult pikk, vaid ka kerge liikumisega platsil, tugev kaitses, kiirete jalgadega ja tal on käte siru ulatus, mis on nii suur, et ta ei pea peaaegu üldse hüppama, et teha pealtpanekut. Ühes viiruslikus videos näidati teda isegi pealtpanekut tegemas ilma hüppamata. Shaquille O'Neal oli nii üllatunud, et reageeris ise sellele klipile. Nigeerias sündinud Abiodun kasvas üles kohas, kus polnud piisavalt treeninguvõimalusi, korralikke jalanõusid ega isegi ligipääsu korralikule tervishoiule.
kuid isegi piiratud ressurssidega tõestas ta, et suudab peistega sammu pidada. Nüüd jätkab Abiodun treenimist, et jõuda NBA-sse, kuid Abioduni jaoks pole asi ainult mängus. Ta tahab olla inspiratsiooniks ka teistele lastele nagu tema, kes unistavad, isegi kui neil on alguses vähe võimalusi. Number 12. Ring Owelkan Malawatš. 17 aastat vana, 7 jalga ja 2 tolli pikk, olümpiale suundumas. Kui teised teismelised on hõivatud TikToki ja ML-iga, siis Ring Owelkan Malawatš esindab juba Lõuna-Sudaani olümpiakvalifikatsioonis. Ta on alles 17 aastat vana. Tema pikkus on 2 meetrit 18 sentimeetrit ja treenerite sõnul kasvab ta endiselt edasi. Ta sündis Lõuna-Sudaani segaduse ja vaesuse keskel. Ringi noorus oli täis raskusi, hirmu ja seiklusi. Lihtsalt selleks, et iga päev ellu jääda. Aga isegi sellises olukorras nägi NBA Academy Africa temas erakordset potentsiaali. Teda toideti, õpetati ja treeniti ja tulemuseks oli noor koletis väljakul. Juba niigi pikk, aga ka kiire. Ja mis kõige tähtsam, tal on mängutarkust. Ta ei looda ainult pikkusele, vaid teab ka ajastust, söötu ja kaitset. Kui ta osales FIBA maailmameistrivõistluste valikmängudel, pöörasid paljud rahvusvahelised skautid talle tähelepanu. Aga kõige muljetavaldavam pole mitte ainult tema oskused, vaid ka tema eesmärk. Ta on tõsine, mitte ainult enda pärast, vaid ka oma riigi pärast, mida ta tahab jalule aidata. Number 11. Charles Sugley, Volta hiiglane, kes otsib lihtsalt kingi. Ta ei ole kuulsus, ta ei ole viraalne staar, aga Charles Sugley, keda peetakse Ghana Volta regiooni kõige pikemaks meheks. Tal on lugu, mis on sama suur kui tema kasv. Ta on üle 7 jala pikk ja sellepärast ei sobi talle ükski kingapaar. Ta kõnnib iga päev paljajalu, isegi kui tee on kuum või ümbrus on must. Lisaks sellele, et see on ohtlik, on see talle mõnikord ka piinlik. Tema ema sõnul kandis ta Charlesit 10 kuud enne tema sündi ja sellest ajast peale teadsid nad, et temas on midagi ebatavalist. Ta kasvas kiiresti ja peaaegu ei peatunudki, aga tema suur keha tõi kaasa eluraskusi. Tal polnud korralikku tooli, voodit ega isegi mitte 3-rattalist sõidukit, mis talle sobiks. Isegi riided olid alati eritellimusel tehtud ja mis kõige kurvem, tal polnud kunagi soovi kuulsaks saada. Ta tahtis ainult korralikku paari kingi ja natuke meditsiinilist abi. Maailmas, kus kõik keskenduvad viraalsetele asjadele, on üllatav, et keegi nagu tema, kellel on tõeline vajadus, jääb endiselt vaikseks. Number 10. Suleiman Ali Nashnoush, Liibüa vaikne hiiglane. Vähesed saavad öelda, et nad on olnud osa korvpallikoondisest. Ta mängis Fellini filmis ja tema pikkus ulatus 8 jala ja poole tollini. Aga Suleiman Ali Nashnoush suutis seda kõike. Ja peaaegu keegi ei tea tema täielikku lugu. Ta sündis 1943 aastal Tripolis, Liibüas. Lapsele kasvas ta normaalselt, aga teismeas hakkas ta äkitselt kiiresti kasvama. Tema pikkuse tõttu diagnoositi tal kasvaja hüpofüüsi lähedal. See on aju osa, mis kontrollib kasvuhormoone. Tulemuseks oli gigantism. Ja mitte lihtsalt suur kasv, tema lõplik pikkus oli 8 jalga. Aga selle asemel, et häbeneda, kasutas Suleiman oma suurt kasvu eelisena. Ta mängis Liibüa korvpallikoondises ja hiljem astus ta ka meelelahutussektorisse. Ta esines isegi Federico Fellini filmis Satiirikon aastal 1969. Rambivalguse taga oli tal samuti raskusi. Valu kehas, raskused liikumisel ja puudulik ravi. Ta läbis ka operatsiooni, et peatada ebanormaalne kasvamine, aga selleks ajaks oli ta juba liiga suur, et normaalseks tagasi muutuda. Ta lahkus meie seast 1991 aastal. Vaikselt, sellest eriti ei räägitud. Aga tema lugu on oluline osa nende inimeste ajaloost, kellel on ebatavaline kasv. 9. Hussein Bisad, mees, kellel on hiiglaslikud käed ja hiiglaslik süda. Hussein Bisadit peeti kunagi maailma kõige pikemaks meheks ja tema pikkusega 7 jalga ja 9 tolli pole see sugugi üllatav. Aga rohkem kui tema pikkus on veelgi raskem tema vaikuse taga peituv lugu. Sündinud Somaalias, Husseinil on akromegaalia, seisund, kus kehas eritub liigselt kasvuhormooni. Ta ei kasvanud mitte ainult pikaks, vaid ka tema käed muutusid väga suureks. Tema peopesa pikkus on üle 10 tolli. Somaalia sõja tõttu oli ta sunnitud põgenema ja Ühendkuningriigis varjupaika taotlema. Seal alustas ta uuesti. Kuid see polnud lihtne. Ta viibis sageli haiglas, tal olid luuhaigused, liikumisraskused ja enamasti oli ta üksi. Nüüd elab ta hooldekodus
ja tal on täiskohaga hooldaja, aga kõigele vaatamata ei lõpetanud ta võitlemist. Mitte enda, vaid teiste nimel. Avalikus pöördumises kutsus ta üles puuetega inimeste õiguste ja väärikuse eest. Tema keha on erakordne, kuid tema südant ja julgust ei saa mõõta. Number 8. Munir Forar, kõrgutragöödia Alžeeriast. Kui Munir Forar veel elas, peeti teda Aafrika kõrgeimaks meheks ja teiseks kõrgeimaks kogu maailmas. Tema pikkus oli 8 jalga ja 2 tolli. Ta sündis Patnas, Alžeerias. Alguses kasvas ta täiesti normaalselt, kuid 12-aastaselt hakkas kõik muutuma. Tema ajuripats sai mõjutatud ja ebanormaalne kasv jätkus. Tegemist oli omamoodi gigantismiga. Kui inimesed imetlesid tema suurust, kannatas Munir vaikselt. Sellise pikkusega pole lihtne elada. Tal on raske kõndida, raske süüa ja veelgi raskem magada. Nende piirkonnas pole piisavalt meditsiinilist abi, nii et enamasti pidi ta kõike lihtsalt taluma. Ta ei kurtnud kunagi ega käitunud ka nagu superstaar. Ta võttis kõik vaikselt vastu ja püüdis elada eesmärgiga. Aga 2012. aastal lahkus ta siit ilmast. Mitte vanuse tõttu, vaid sellepärast, et tema süda väsis ära kõigist neist aastatest, mil ta vaikuses haigust ja kurbust võitles. Munir tuletab meile meelde, et inimestel, kellel on teistsugune välimus, on palju sügavam lugu kui ainult nende väline olemus. 7. Tutsi hõim, kõige pikem hõim kogu Aafrikas. Tutsi astub vaid 1 sammu ja tundub nagu modell kõnniks. Nad pole tuntud ainult oma kultuuri poolest. Nad on tuntud ka kui kõige pikem hõim kogu Aafrikas. Ja võib-olla isegi kogu maailmas. Rwanda ja Burundi piirkondadest pärit tutsid on tutsi meeste keskmine pikkus on üle 6 jala 1 tolli. Ja paljud naised on peaaegu sama pikad. Neil on sile keha, pikad jäsemed ja kuningliku hoiakuga rüht. Uuringute kohaselt on see kombinatsioon geneetikast, kõrgel elamisest ja traditsioonilisest valgurohkest toidust. Eriti just lehmapiimast ja lihast. Kuid asi ei seisne ainult pikkuses. Tutsid on sügava ajalooga rahvas. Varem olid need juhid ja kariloomade eest hoolitsejad. Kuid kui puhkesid suured rahutused, said nemadki sihtmärgiks. 1994 aastal tapeti Rwanda genotsiidi käigus 100 000 tutsisid. See oli üks Aafrika ajaloo kõige pimedamaid peatükke. Kuid isegi raskustes tõusid tutsid taas püsti. Mitte ainult füüsiliselt, vaid ka tugeva ja vastupidava rahvana. Number 6. Dinka hõim, Lõuna-Sudaani loomulikud hiiglased. Kui oleks troon maailma kõige pikemale hõimule, oleks Lõuna-Sudaani Dinka hõim sellele kindlasti üks peamisi pretendente. Meeste keskmine pikkus ulatub 6 jala ja 4 tollini. Ja see pole ainult päritolu tõttu. Ekspertide sõnul on see tingitud geenide ja valgurohke toitumise kombinatsioonist, eriti piima ja liha tarbimisest, ning aktiivsest eluviisist karjakasvatajatena, isegi ilma jõusaalita. Paljudel neist on loomulikult nähtavad kõhulihased. Neil on pikad jalad, sirge rüüht ja nende kohalolek on muljetavaldav. Iga sammuga kaasneb justkui väärikuse aura, kuid lisaks pikkusele on Dinka rahval Lõuna-Sudaani ajaloos oluline roll. Nad on sõdalased, juhid ja oma maa vaimsete traditsioonide hoidjad. Ja nüüd, kui nende riik tasapisi tõuseb pärast aastakümneid kestnud sõda, näed taas noori Dinka rahva esindajaid põgenikelaagrites, koolides ja isegi olümpiaareenidel, kandes oma hõimu unistusi ja väärikust. Number 5. Maasaide hõim. Sõdalane, kellel on kangelase hoiak. Kui räägitakse kultuurist, julgusest ja pikkusest, siis on seal Keenia ja Põhja-Tansaania maasaid. Nende keskmine mehe pikkus on 6 jalga ja 3 tolli, kuid nende tõeline tunnus on nende hoiak. Sirge, julge ja erakordse vaprusega. Nad on tuntud oma punase šuka poolest, mis on traditsiooniline rõivas. Ja nende tants, mida nimetatakse adumu, see on tseremoniaalne hüppetants, kus nad sõna otseses mõttes hüppavad õhku, justkui gravitatsiooni poleks. Aga see pole lihtsalt etendus. See on rituaal, kus mõõdetakse vastupidavust, julgust ja õigust saada sõdalaseks. Nad on traditsioonilised karjakasvatajad ja nende toit koosneb piimast, lihast ning mõnikord ka värskest lehmaverest. Seetõttu on nende kehad saledad ja tugevad isegi vanemas eas. Kuid nende ikoonilise kuvandi taga võitlevad nad jätkuvalt oma maa ja identiteedi eest kaasaegse maailma vastu. Maavaidluste ja arendussurve keskel seisavad nad endiselt püsti,
nii otseses kui ka sümboolses mõttes, olles Aafrika kultuuri ja identiteedi sümboliks. Number 4, Afisagoro, mees, kes oli Nigeerias kõigist üle. Nigeerias on palju inimesi, kuid on ainult üks, keda sa ei pea otsima. Afisagoro. Teda tuntakse kui riigi kõige pikemat meest ja tema pikkus on 7 jalga 4 tolli. Aga üllatav on see, et ta ei sündinud pikana. Lapsena oli ta täiesti tavaline, aga hiliste teismeaastate saabudes kasvas ta äkitselt väga suureks. Tal diagnoositi akromegaaliaga, mis on seisund, kus kasvuhormooni toodetakse liiga palju. Seetõttu ei kasvanud ta ainult pikemaks, vaid ka tema käed, jalad ja isegi liigesed muutusid suuremaks. Ja kuna ta oli nii suur, oli isegi lihtsate asjade, nagu uksest sisse minemine, jaoks pingutus. Ta pidi enne sisse minemist kummarduma. Tema kingad olid alati eritellimusel valmistatud. Toolid ja voodid ei mahtunud talle. Veelgi hullem, tal oli krooniline artriit. Liigesed valutasid tal peaaegu iga päev. Kuid selle asemel, et häbeneda, kasutas ta seda platvormina. Ta mängis Nollywoodi filmides, oli modell ja tal oli isegi oma tõsielu saade nimega I am Agoro. Siin tunnistas ta, et pikk olemine ei ole alati õnnistus. Sellega kaasnevad koormad, mida inimesed ei näe. Afisagoro lahkus meie seast aastal 2023, kuid tema lugu elab endiselt edasi. Suur keha ja veelgi suurem mõju. 3. kohal on Francisco Domingo Joaquim, suu, mis pole millegagi võrreldav. See ei ole klikkide püüdmiseks. Francisco Domingo Joaquim Angolast on ametlikult maailma kõige laiema suuga inimene. Guinessi rekordiraamatu andmetel, kui lai see siis on, tema suu avaneb laiuselt 6,69 tolli. See on piisavalt lai, et sinna mahuks terve purk karastusjooki külili. Ta avastas selle talendi oma teismeeas. Alguses oli see lihtsalt lõbu sõpradega. Aga kui tema video, kus ta neelab uskumatuid asju suu kaudu, levis internetis, sai temast äkitselt internetisensatsioon. Teda kutsuti rahvusvahelistele talendisaadetele ja ta pääses Guinessi rekordite raamatusse aastal 2010. Ja ta võitiski, kuid paljud küsivad, kas see on võlts, kas see on operatsioon? Ei, arstide sõnul, kes teda uurisid, on kõik loomulik. Tema suu, lõualihaste ja naha elastsus on tavapärasest suurem. Operatsiooni pole tehtud, ei mingit pettust. Nüüd on Francisco endiselt lihtne inimene. Ta ei uhkust oma andega eriti palju, aga kui vaja, on ta valmis näitama oma suud, mis on sõna otseses mõttes maailma tasemel. Teiseks, Asha Sulu Mandela on naine, kellel on rohkem juukseid kui bussil. Ta ei ole kuninganna, aga tal on kroon ja see on tehtud tema enda juustest. Asha Sulu Mandela, kes sündis Trinidadis ja Tobagos ning elab nüüd USAs, on tuntud kui naine, kellel on maailma pikimad rastapatsid. Kui pikad on tema juuksed? Üle 110 jala. Jah, need on isegi pikemad kui linnaliini buss. Ta hakkas juukseid kasvatama üle 40 aasta tagasi. See oli osa tema isiklikust muutumisest. Tema jaoks ei ole see mood. See on vaimne teekond. Igas tema juuksekarvas on tema jõud, identiteet ja tervendav energia. Aga see ei ole lihtne. Kui tema juuksed on märjad, kaaluvad need üle 25 naela. Arstide sõnul võib see mõjutada tema lülisammast. Kuid hoolimata hoiatustest keeldus ta neid lõikama. Ta ütles, minu juuksed on osa sellest, kes ma olen. Nende lõikamine oleks nagu mu vaimu äralõikamine. Ja kõigest hoolimata, alates diskrimineerimisest kuni inimesteni, kes ütlevad, et ta on äärmuslik, jäi ta kindlaks. Tema juuksed ei ole lihtsalt kaunistus. Need on elav sümbol sellest, kes ta on ja kus ta pärit on. Number 1. Nuerid. Rahvas, keda ei määra ainult pikkus, vaid ka päritolu. Niiluse oru kõige lõunapoolsemas osas, Lõuna-Sudaanis, elavad nuerid. See on rass, mis pole mitte ainult pikk, vaid ka tugev, vapper ja kindla identiteediga. Nad on tuntud kui üks Aafrika kõige pikemaid etnilisi gruppe, kus paljud mehed on üle 6 jala pikad. Aga nende suuruse saladus ei seisne ainult geenides. Kogu nende eluviis on tihedalt seotud loodusega, eriti nende kõige olulisema varaga, veistega. Piim ei ole lihtsalt toit. See on püha osa nende kultuurist. Nende toitumine on rikkalik loodusliku valgu poolest, mida saadakse piimatoodetest ja lihast. Nende igapäevane tegevus karjakasvatajatena, alates loomade eest hoolitsemisest kuni põllutöödeni, hoiab nende keha saleda ja atleetlikuna. Kuid enamgi kui nende pikkus, on nuerid tõeliselt imetlusväärsed selle poolest,
kuidas nad on suutnud säilitada oma identiteedi hoolimata segadusest. Nad on üle elanud kodusõjad, Sunniviisilise ümberasumise ja oma riigi killustumise. Kõigest hoolimata on nad jäänud püsima kõrged kasvult ja veelgi kõrgemad väärikuselt. Nende kultuur elab edasi rituaalides, keeles ja tulevastes põlvkondades. Kui maailm kiiresti muutub, jäävad nad oma identiteedi juurde. Kõigi selle nimekirja lugude lõpus on nõerid meeldetuletuseks, et erakordsus ei ole alati individuaalne. Mõnikord tõuseb kogu kogukond ühiselt püsti, seisab ja loob loo, mis on kõrgem kui ükski pilvelõhkuja.